Suur tänu Annetele ja tema kolleegidele väga toreda tuuri eest. Nagu Annette mainis, peamine punkt, kus muutused peaksid algama, on mõtlemise ümberkujundamine. Tuleviku vaatamiseks on vaja otsida uusi võimalusi ja erakordseid lähenemisi. Большое спасибо Аннете и ее коллегам за прекрасный тур. Как она упомянула, главное, с чего должны начинаться изменения, это трансформация мышления. К сожалению, былого уже не вернуть, а чтобы смотреть в будущее, нужно искать новые возможности и неординарные подходы. Viimastel aastatel on Kreenholmi taas kajastatud linna, vabariiklikus ja isegi rahvusvahelises meedias. Siin oli lavastus Kremli ööbikud, Station Narva muusikafestival, ooperipäevad, mitmed spordiüritused ja mängufilmide võtted. Kõik need sündmused tõmbasid magnetina kümnete tuhandete inimeste tähelepanu ja puhusid Kreenholmi seintesse uue elu. Nüüd meie ees seisab uus väljakutse. Me teame juba, et Riigikogu kultuurikomisjon otsustas saata täiskogu istungile ettepaneku lisada nimekirja 4 riiklikult olulist kultuurikapitalist finantseeritavat kultuurihoonet. Nende hulgast on ka Narva Kreenholmi tulevane kultuurikvartal Manufaktuur. Последние несколько лет Кренгольм вновь звучал в городских и республиканских и даже международных СМИ. Здесь проходили кремлевские соловьи, музыкальный фестиваль Station Narva, дни оперы, ряд спортивных мероприятий и съемки нескольких художественных фильмов. Все эти события, как магнит, притянули внимание десятков тысяч людей и вдохнули новую жизнь в стены Кренгольма. Сейчас перед нами новый вызов. Мы уже знаем о том, что парламентская комиссия по культуре решила направить в парламент предложение включить в список 4 государственно важных строения культуры, финансируемых из средств культурного капитала. В их числе и так называемая мануфактура, будущий культурный квартал Нарского Кренгольма. Kreenholmi kinnisvara haldusettevõtte Narva Gate direktor Jaanus Mikk räägib teile Kreenholmi olulisest tänapäeval ja sellest, millised võimаlused võivad meile lähiaastatel avaneda. О том, какую значимость имеет Кренгольм уже сегодня и какие возможности могут открыться перед нами в ближайшие годы, расскажет директор управляющей недвижимостью Кренгольма фирмы Narva Gate Jaanus Mikk. Lugupeetud konverentsist osavõtjad, mul on hea meel teile rääkida Kreenholmist ja ennekõike Kreenholmi uuest hingamisest. Narva Gate esitas 31. augustil taotluse Riigikogu kultuurikomisjonile, et riiklike tähtsate kultuuriobjektide hulka kuuluks ka Kreenholmi kultuurikvartal. Kultuurikvartali idee realiseerimine on paljusid partnereid kaasnev ettevõtmine. Ja koos Narva linnaga tegutseme täna selle nimel, et Narvas saaks Euroopa kultuuripealinn aastal 2036. Aga ennekõike ma tahaks viia teid natuke tagasi ajalukku. Ma ei lähe päris Kreenholmi juurde, kuid ma räägiks, kuidas meie ettevõte tekkis, ehk siis Narva Gate, kes on kinnisvaraettevõte, kes omandas siis tänu Puuros Faveri aktsionäride üldkoosoleku otsusele Kreenholmi kinnisvara 2007. aastal. Kreenholmi suuruseks oli siis 470 000 ruutmeetrit 65 hektaril. Ja meie idee oli siis lahutada vana Kreenholm uuest Kreenholmist. Vanal Kreenholmil hakata arendama kinnisvara ja uuel Kreenholmil siis jätkata tööstuslike tootmisega. Tänaseks on siis meil kehtestatud detailplaneering vanale Kreenholmi alale. See on siis hõlmab 30 hektarit. See on siis Varese saar, pluss Joala saar ja Georgi saar. Ja me oleme puhastanud siis välja Kreenholmi kinnisvara nõukogude aegsest arhitektuurist, ehk siis puhastanud välja tsaariaegse arhitektuurse Kreenholmi. Juba 2007. aastal küsiti meie käest, et mis on selle piirkonna arenguplaanid. Et tegu ei ole ju tavapärase kinnisvara arenduse piirkonnaga, kuna tänasel hetkel on siiski see
Narva kaguots, perifeerne ala ja vaadates Narva suurust ja Narva etnilist koosseisu, siis see ei ole tavapärane kinnisvara arendamise piirkond, kuna lihtsalt ei ole normaalset turgu siin. Siis eks see algusest peale oli teada, et selle arendus võtab aastaid ja aastaid, 20-30 aastat ja kuidas ta täpselt areneb, ega me ei tea isegi täna väga täpselt, sellepärast et see piirkond vajab mingisugust teist tõuget, mingit teist impulssi. Ja päris algusest peale me saime aru, et üheks päästerõngaks selle arenduse juures võiks olla kultuur, kuna mitte ainult kultuuriinimesed, vaid ka tavakodanikud, kes käivad Kreenholmis ekskursioonidel, satuvad vaimustusse sellest alast. Ja mõtelge, kui nüüd kunstiinimesed siin ringi liiguvad, kui palju nad saavad inspiratsiooni ja tõuget, et siin midagi luua või teha. Ja seda me oleme nüüd näinud 14 aasta jooksul. Meil on mitmeid näiteid olnud selleks, aga sellest ma räägin natuke hiljem. Aga täna siis Kreenholmi kultuurikvartal ehk manufaktuur, mis endast siis kujutab. Me oleme mõtelnud, et kultuurikvartal võiks olla multifunktsionaalne kultuurikeskus. Ja kultuurikvartali finantseerimiseks taotlesime vana ketrusvabriku ruumide renoveerimiseks raha. Ja kultuurikvartal ei ole mõeldud ainult linnakülalistele, vaid on ka kohaliku hariduse ja kultuurielu mitmekesistamiseks mõeldud. Lisaks sellele, et me räägime kultuurist kogu aeg siin ja et Kreenholm on üks suur arhitektuuripärand, asetseb Kreenholm ka unikaalse Narva jõe kanjoni kallastel, kus aeg-ajalt kohisevad ka Narva kosed, mis on üks tähtsamaid looduskaitseobjekte Eestis ja mis teeb selle koha veel rohkem eriliseks. Kui me veel räägime Kreenholmist kui sellisest, siis Kreenholmi loomisel olid kaasatud kogu aeg oma aja tipparhitektid, mis on siis loonud selle ilusa arhitektuurse kompleksi, mis on omanäoline Eestis ja mitte ainult koos oma vabrikuhoonetega, aga terve Kreenholmi linnaosaga ja töölisasulaga. Miks seda kõike on vaja teha? Ennekõike loomulikult selleks, et Kreenholmile, sellele suurele kompleksile uuesti uus hingamine sisse puhuda. Ja Kreenholm kui selline võiks olla arenguveduriks tervele Ida-Virumaale ning oluliseks geopoliitiliseks tugipunktiks Euroopa ja Venemaa kultuuri koostöö arendamisel. Ja projekti elluviimine ja selle õnnestumine tooks kaasa märkimisväärse majandusliku efekti. Ja kultuurikvartal on oluline Narva linna kultuurielu edendamisel. Ja kultuurikvartali arendamine kindlasti toetaks ja tugevdaks juba olemasolevaid kultuuriobjekte ja ning tehtud investeeringuid muudesse objektidesse Narvas. Kellele ja kes siis võiksid seda kultuurielu edendada? Loomulikult ei ole üks kinnisvara arendaja suuteline ise lõpuni viia sellist suuremahulist projekti.
ja kultuurikvartali multifunktsionaalset keskkonda hakkavad täitma meie partnerid, kes korraldavad erinevaid sündmusi siis siin. Heaks näiteks on juba toimunud sündmused, toimunud partnerid, kellega meil on olnud juba aastaid koostöö. Et me võime siin mainida Tartu Uut Teatrit, Narva ooperipäevi, Station Narvat, Oomenit, spordiorganisaatoreid. Meil on toimunud siin erinevaid spordiettevõtmisi, võistlusi. Et kõik see on toimunud läbi partnerluse. Kultuurikvartali keskkond on dünaamiline ning võimaldab väga mastaapseid üritusi, kuid ka väiksemaid produktsioone. Ja kultuurikvartali käivitamine ja vedamine nõuab tõhusat kuraatortegevust. Et meil on kindlasti vaja väga häid spetsialiste, oma ala spetsialiste, kes aitavad meil siis selliseid kultuuriüritusi läbi viia. Kellele me seda teeme? Narva oma 57 000 inimesega loomulikult on väga väike ja oma vananeva elanikkonnaga on väga väike linn Kreenholmi arenduse jaoks. Kui me lisame siia Eesti, kui me lisame siia lähiümbruse, Peterburi, Lõuna-Soome, Läti, siis me saame kokku umbes 14 miljonit potentsiaalset külastajat siia, kes võiksid olla huvitatud selle kvartali külastamisest. Ja siia võiks tekkida uus turismi liik ehk siis kultuuriturism. Et kindlasti on Kreenholm magnetiks kui arhitektuurne mälestusmärk, aga lisaks, kui siin on veel erinevad kultuurisündmused, siis loob veel täiendavat indu ja huvi, et siia tulla. Ja kõige rohkem tõestas seda siis Kremli ööbikute etendus, mis oma 20 etendusega tõi Kreenholmi kokku 50 000 inimest 2 aasta jooksul. Ja me prognoosime, et kui kultuurikvartal on välja ehitatud, siis aastas võiks olla siin kuskil 200 kuni 300 000 külalist aastast. Tulu. Võib eeldada, et kultuurikvartali külalised jätavad päris palju eurosi Narva ja siia piirkonda. Ja see ei ole mitte ainult nüüd otseselt piletiost või tarbimine kultuurikvartalis, aga see tähendab tarbimist nii Narvas kui kogu maakonnas, et tööd saavad turismiettevõtted kui teenindusettevõtted. Ja samas me eeldame, et see annab siis ka uue arengutõuke nii Narvale kui Ida-Viru regioonile. Ja see ei ole mitte tööstuslik areng, vaid see on postindustriaalne areng. Et see on midagi uut sellele piirkonnale, midagi enneolematut enne. Mõju võiks olla siis mitte ainult raha, vaid ta suurendab ka kogu piirkonna ja Narva tööhõivet. Ja ta toob uue külaliste voo siia ja ta pakub platvormi kohalikule kultuurile ja majanduselu arenguks. Ja kindlasti on ta ka väga tähtis kogu lõimumise protsessis, sellepärast, et ta ühendab siis muud Eestit, Ida-Viru ja Narva. Ja kindlasti ei ole vähem tähtis see, et Kreenholm asub Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piiril, mis annab siis võimaluse ülepiiriliste kultuurikontaktide ja koostöö toimimiseks. Et meil on ka olemas näiteid, et
ooperipäevade raames toimusid meil ka kinoõhtud, mis olid siis koostöös Lendfilmiga ja me näitasime Lendfilmi uuemaid filme siis Narva inimestele. Ja kindlasti on Narva see koht, kuhu riik peab panema oma õla alla oma riiklike investeeringutega, sellepärast et nagu ma alguses mainisin, see ei ole tavapärane kinnisvaraarenduse piirkond. Siin on vaja mingit teist tõuget, et see piirkond hakkaks elama. Ja sellele saab kaasa aidata kõige rohkem ikkagi riik ise. Kui me räägime investeeringuvajadustest, siis vana ketturusvabrik, mis on umbes 30 000 ruutmeetrit, mida me oleme siis mõtelnud kultuurikvartaliks. Võib-olla ma pean seletama, et vana ketturusvabrik on just see vabrik, mille õues siis toimusid Kremli ööbikute etendused ja ka Station Narva festival. Et selle korda tegemiseks läheb umbes 30 miljonit eurot ja poole sellest rahast me siis taotlesime kultuurkapitalilt. Ma tänan tähelepanu eest.